Ettemõte. Tere kõigile Ettemõtte podcasti kuulajatele. Taavi Kotka ja Henrik Roonemaa on nädal enne jõule eetris ja jõulusaadet ei tule, nii et ei tasu otsida meid. Aga tuleb aasta viimane saade, kus me siis võtame kokku traditsioonilise Eesti investorite küsitluse tulemused ja leiame üles Eesti kõige palju lubavamad ja vähem lubavamad idufirmad ja kõige kõvemad idufirma juhid ja kõik sellised. Nii et me oleme aasta viimasel päeval sellega eetris. Aga tänane saade on, me ei ole vist mitte kunagi, ma olen rääkinud sellel teemal oma idufirma saates. Ja see on hea tegevusest ja sellest, kuidas selle kohta öeldakse, et anname kogukonnale tagasi või anname riigile tagasi või anname inimestele tagasi. Ja aga võib-olla mitte ainult. Ja me räägime sellest Heateo sihtasutusega ja meil on külas Pirko Valge. Tere, Pirko! Tere! Ja Martin Pillik. Tere, Martin! Tere! Ja meiega loomulikult on Taavi Kotka. Tere, Taavi! Tšau! Sinul on väga palju kogemust kogukonnale tagasi andmisega erinevatel viisidel, erinevate projektide kaudu. Võib-olla ma peaks alustuseks nagu sinu käest küsima, et miks sa teed seda ja teistpidi ka, mida sa sellest nagu ootad, et mis on sinu jaoks nagu edu mõõdik, kas hea enesetunne või midagi muud? Mul on hoopis teine filosoofia. Mul on see, et nii hariduselt kui peast ma olen ikka insener ja inseneride suurim ambitsioon on tõestada ära maailmale, et mingi asi töötab teistmoodi paremini või ehitada kõige suurem sild või ühesõnaga teha mingi uus masin, mis on lahendab ära kõik asjad maailma probleemideks, et ja kui sul on mingi challenge, mida sa usud, et see on lahendatav, et see on alati kaks varianti, et sa võid minna ja ma ei tea, hakata ühiskonda veenma, et näete, et sinna võiks raha panna ja või minna poliitikasse ja siis teha poliitiline otsuseks. Ja kolmas variant on see, et sa võid selle ise oma rahaga ära katsetada. Ja kui sul tuleb välja, siis tuleb välja ja kui ei tulnud välja, siis keegi midagi kahju ei saanud, et maksumaksja raha ei kulunud, eks. Et see on mind väga palju kannustanud, ehk siis kui ma võtan kas sama tüdrukute kooli või kurja kotka, eks, et siis ma panen oma rahadega asjad käima ja kui nad töötavad, siis äkki ei võta nad üle ja kui ei tööta, siis ise olid süüdi. Ehk siis mul on pigem see, et minu heategevus on seotud sellega, et ma usun, et ma tean seda võtit või lahendust, kuidas mingi probleemi lahendada. Ja siis sa ei viitsi jaurata mingite tüüpidega, kes koosolekule ütlevad sulle, Taavi, see ei tööta, nii ei saa teha. Mõtled, et ma teen siis parem ise, näitan teile. Vastupidi, ma pigem ongi just see, et see vihale. Ja siis ma tahan insenerina minna ja näidata, et teate, ma näitan teile, kui see käib. Ja siis mõni asi tuleb välja, kõik ei tule välja alati, et läheb asju metsa ka, aga need, mis välja tulevad, neid ma siis pusin. Ja sinna ma annetan. Maksan peale. Martin, mis sinu filosoofia heategevuse juures on? Mina hakkasin juba üsna kooliajast sellega peale, et ma arvan, et esialgu võib-olla sooviga õiglust otsida ka ühiskonnas, et kui ma nägin, et kedagi väärkoheldi näiteks mõnda õpilast, et siis ma astusin nende kaitseks välja, aga edaspidi ka karjääris pigem nii, et kui mul ei olnud veel piisavalt võimalusi rahaliselt annetada, siis ma ikkagi tundsin, et ma tahan ühiskonda paremaks muuta ja ma andsin oma aega. Et erinevad näiteks JCI Estonias mingid heategevusprojektid, kus me kaasasime raha, tegime midagi, mille eest inimesed maksid ja siis tekkis raha, et see siis annetada. Ja viimased aastad siis, kui on tekkinud endal ka võimalust rohkem annetada, et siis ma olen proovinud rohkem valida projekte, kus ma annan nii aega kui raha, ehk et ma proovin olla seal ise sees, et siis mul on võib-olla ka, kuidas öelda, parem kontroll selle üle või suudan seda mõju paremini mõõta enda jaoks, aga ongi, et kõik sõltubki sellest, et mis on sinu huvid, palju sul aega on ja palju sa tahad sellesse teemasse süveneda, et mina olen viimastel aastatel valinud selle, et päris kindlasti üle poole minu ajast on läinud nende projektide siis koordineerimiseks ja minu enda panuse kaudu ka. Kuidas te neid oma eesmärke seate? Võib-olla Martin, see on rohkem küsimus sulle, Taavi juba seletas ära, et kui mõelda, et kellele konkreetselt raha annetada, eks ole, võtad kogu ühiskonna, võib-olla isegi kogu maailma ette, et need võimalusi on mustmiljon. Kuidas sa hindad enda peas seda, et näed, et ma tahan anda sinna või ma tahan, et seal liiguks paremini ja see paratamatult ju tähendab, et mingid tuhanded teised valdkonnad jäävad sellest ilma?
Ettemõte. Roonemaa ja Kotka idupodcast. Henrik Roonemaa ja Taavi Kotka räägivad igal kolmapäeval sellest, kuidas Eesti 1000 korda suuremaks teha. Ettemõte.